lõpetame sellega. Nonii. Neli. Tere. Tere. Kuidas läheb? Tere tulemast Perekond Ojast podcasti või kokkuvõttesse või mis asi on meil podcast või? Perekond Ojast ja podcast. Ma ei tea, mis ta täpselt on, mis ta olla tahab. Aga tere. Kuidas mul läheb või? Siukselt normaalselt. Nagu eestlasel ikka. Nagu eestlasel ikka või? Selles mõttes, et nagu täna konkreetselt hetkel ma olen väsinud, sest et ma ei maganud öösel väga. Sest et Itil mingi hammaste teema või midagi. Igatahes ta nuttis pool ööd minu arust või terve öö, ma ei teagi täpselt. Ühesõnaga, mul oli tunne, et ma olin terve öö üleval. Aga kui see välja jätta, siis tegelikult tahab hästi. Lihtsalt praegu ma tunnen, et ma olen väsinud. Ja sinul? Aga mis uut? Uut last ei ole. Viimase kuu jooksul. Uut last ei ole tulemas. Endiselt on vana kasvab. Et ainult see sama üks laps, mis sul koos on? Jah. Uut. Tegelikult on päris palju ägedad asju olnud. Ma mõtlen, et uus on see, et meil on nüüd koduabiline, mis on üliepik minu jaoks. Nagu see nii palju aitab mind. Ta megalt aitab. Selles mõttes, et vaimselt tunnen, et mul on palju ruumi juures ja palju lihtsam on. Meil on nagu õhtuti palju rohkem aega, sest ta teeb söögid ja asjad valmis, et kuidagi sööme ära ja saame näiteks õue minna ja ta on nii vähe käinud veel mingi paar nädalat, aga tegelikult on juba näha, et väga palju toetab. Ja just kui ma mõtlengi tuleviku mõttes ka, ta kuidagi hästi on maha rahustanud, et kui 2 last on ja koduabiline, siis on täitsa elatav. Ja uue auto ostsime. Mis on vanem kui eelmine? Vanem kui eelmine, aga mulle väga meeldib. Ja suur. Siis käisime spaas. Meil oli mega äge, sest et viis meid spaasse. Ja siis me saime sviidi sööpida, mis oli päris mõnus. Kuigi see oli ka omaette siuke seiklus ikkagi, et Sara jäi haigeks enne täpselt ja et ei läinud nagu kõik plaanipäraselt, aga lõpptulemus oli ikkagi nagu suht ok. Siis mis veel on? Eile käidi meid filmimas. Baariteraapis käisime. Tead päris palju asju teinud. Sellepärast tasubki kokkuvõtteid teha. Baariteraapis käisime, mis oli mega äge või nagu mõjub hästi kuidagi. Kõrval. Seal. Iti kallis, mis sa teed? Ei, ma oleks sulle jogurtit juurde. Siis... Ma ei tea, ma arvan, et see on praegu on juba see faas, kus ma olen nagu leppinud rasedusega. Sest me eelmine kord vist olid ainult need rasedustestid, on ju, et nüüd ma olen juba 2 korda ultrahelis käinud, et täiesti nagu oli olemas ja süda lõi ilusti ja kõik oli nagu praeguse seisuga oli korras, et nüüd järgmine nädal ongi annan analüüsid ja siis on see suurem uuring, et esimene trimester saab juba läbi, mis on epik ikkagi. No, mis mure? Aga sealt ei tule ja siis mul on vahepeal olnud siin mingid teraapiad ja selles mõttes, et see nagu ma just eile, kui see filmimine oli, et ma sain aru, et see tuleb isegi kuskile kinodesse vist, et aprillis või midagi, et oli tegelikult suht creepy oli seda kuulda, sest ma mõtlesin, et see jääb kuidagi lihtsalt nagu vaata, aga äge ka, sest et see on veteranidest ja esimene filmimine oli siis, kui ma otsin Itit, siis oligi mingid 6 aega tagasi või midagi sukast, kui me Kärus käisime ja siis eile nad käisid meie kodus. Aga sa tahad seda hoopis? Eile nad käisid meie kodus ja filmisid meid nagu perena siin mingi toimetamas.
sul ükski kord ei maitse see, aga sa ikka tahad. On midagi, millega ei ole rahul ka või? Tahaks, et enesetunne läheks juba parem. Ma olin haige ka, mul oli mingi viirus niimoodi, et ma mõtlesin, et issand, et kas mu rasedus läheb nii hulluks, et ma olin täiesti pikali maas siin keset suurt tuba ja kutsusin Remo, meestepäeval oli ja kutsusin Remo töölt ära. Põhimõtteliselt ütlesin, et ma ei suuda lihtsalt olla, et abiline jäigi veits ka. Kuule, ei, palun ära keera seda tagurpidi. Tee kopp. Aga mis enesetunne jah, et võiks nagu on juba läinud selles mõttes, et täna ma pole juba, ma arvan, 3-4 päeva võtnud iiveldusrohtu enam, et nagu mul iiveldab küll, aga mitte enam niimoodi, et ma peaks nagu ravimit võtma. Ja väsimus ka on ikkagi, et see on. Ja võib-olla üks asi on veel, mida ma tunnen, mis mind nagu on, et natukene kogu nende emotsioonide virvarrid on nagu Saaraga suhe kannatada saanud veits. Et tal vist on ka eelpuberteet ja minul kõik need rasedus mingi hormoonid ja värki, et siin ei ole seda sütikut väga, et see on ka üks asi, mis on nagu ma ei oska teatud olukordades käituda nii, nagu ma tagantjärgi aru saan, et oleks võinud käituda. Et siis tekibki selline koht, et nagu 2 pubekat oleks kokku saanud kuskil, nagu sa naersid, et 2 õde mingi vaidlevad üksteisega. Oi, sina tahad ka rääkida. Ja nagu. Ja. Mis järgmine kuus plaanid siis teha? Ei ole otseselt plaane, et jõulud tulevad ja ma praegu võib-olla tunnengi, et ma natuke elan nagu päev korraga, et selles mõttes, et see teeb mul nagu lihtsamaks, et ma ei sea vist väga suuri ootusi või asju praegu, sest et ma ei tea ette, mis saab. Mis sa teed, kallis? Kas tahad seda? Laua peale kõik laiali. Kas tahad seda? See on ülihea. Ja ma ei tea. Mida ma ootan võib-olla on see, et sinul selgineks mingid asjad, et läheks lihtsalt töö mingid, ma ei tea, mingid sul on need jõulude aeg on sulle raske kuidagi alati vaimselt või nagu, et see on vist ja et me ikka vastu peaks selle kõige tralliga. Aga samas eile, kui nad filmimas käisid, siis oligi see, et nad tahtsid meid filmida koduses keskkonnas ja nad ütlesid, no mis te teete siin õhtul? Me tegime eile õhtul süüa, siis nad tulid ka külla. Ja siis mõtlesime, et tegelikult siis me saime aru, et meil on väga rutiinne elu ja tegelikult me oleme hästi kodused ja meil on nagu kogu aeg enam-vähem samad asjad, on ja. Ja siis oli ka mingi, et kuulad neid on ja kõrvalt, kui palju neil asju on, meil oli muidugi suured lapsed ka. Siis mõtled, et peaks nagu hakkama saama küll. Ma mõtlen, et siis, kui ma olen sama vana kui Choco praegu, siis kõik lapsed on juba vähemalt 16 või 17. Tegelikult mul on aega esitaks asju teha elus. Ja see on ka mind kusjuures aidanud. Just see mõtlemine, et see kestab nii vähe aega. Et see on mingi mõned aastad elus, kus magada ei saa. Kuigi see on mega raske, et ei saa öelda, et see on mega raske, aga saime siiamaani hakkama ja kui ma räägin, see abiline või siis nagu inimene, et see täiega palju annab seda julgust juurde. Me saame teada ka, et kui väiksed palgad on Prismas või poodides üldse? Ja ei üldse, mis nagu palkasid makstakse inimestele, see on omaette teema, see on siuke teema, mida ma just enne mõtlesin, et kas ma räägin sellest, sest tegelikult see on hästi palju mind toonud maa peale. Ma ei tea, kas tal on okku, ma sellest räägin. Aga et ongi abilisel on siis 4 last ja nagu majanduslikult keeruline. Ja siis, kui ma kuulasin, kuidas nagu tema elab
mis toetustest ja no üldse nagu niisugustest asjadest, siis ma mõtlesin, et mul nagu tekkis see koht, et et nagu mul on ikka väga hästi, et nagu jah, et igalühel on nagu sa ei saa võrreldamatut mingi määral, aga siis ma sain aru, et tegelikult nagu on ikka väga hästi, et juba see, et meil on võimalus lubada üldse abilist või abi, et meil ei ole tegelikult tugivõrgustikku. Ja see on olnud siuke väga, väga tore. Aga Remo, kuidas sinul? Minul? Mulle meeldib karvane rind, mis siit paistab. Meeldib jah. Väga hea. Mina ei tea. Minul on siukene... Annan talle mõngla. Palju asja on õigesti. Oota. Palju asja on õigesti? Jah, see hommikune rutiin ja kõik see on nagu hästi vahva. Aga ma olen selle hommikuse rutiini on ikkagi nagu, ma pean selle Instagrami, ma peaks nagu nüüd, kui 100 päeva täis saab, siis ma pean kuidagi ikka muutmast, et ma tahan, et kõik sotsiaalmeedia oleks nagu kätte saamatu mulle. Sest mul ikkagi hommiku kulub nagu, ma ei tea, 15 minutit või 20 minutit selle peale, et ma lihtsalt nagu istun seal ja vaatan mingit sitta nagu. Sest mul on see aeg olemas, vaata, sest ma tahan üles panna seda. Et see mingis mõttes äratab üles, sest et kohe ei näe järk üles vaata kohe. Aga kokkuvõttes ärkaksin ma üles, kui ma pariidisega läksin välja jooksma ja tegelikult ma saaksin palju rohkem nagu aega teha. Et ma arvan, sellest 2 tunnist, mis hommiku võtan, siis sellest nagu pool tundi läheb nagu mutiauku lihtsalt. Reaalsuses. Ja see on see, mis mulle meeldi üldse. Aga Combat Redis oli jälle nagu turbulentne, et sai jälle muudatusi tehtud, et see süsteem nagu ikka, nagu sa ütlesid, siis detsembri aasta lõpp on alati sugune. Nii ka see aasta, et ei ole suutnud endiselt veel seda stabiilsust luua. Ma naersin, mul tuli see meelde, mis me üks päev arutasime, tegime nalja, et ma ütlesin Remole, et ma ei jaksa enam lastekodus olla, et järgmisest aastast, et sina ei saa puhkusele ja mina võtan ettevõtte üle. Ja siis ma ütlesin, et siis ma kujutan ette, kuidas sa hakkad kohe samamoodi, võtad minu psühholoogi ajad üle ja siis Remo ütles, et ma arvan, et suht kiiresti hakkad sina seal palju rohkem käima, kui sa selle ettevõtte üle võtad. Ja siis me näärsime, et siis lõpuks on see, et ma kraabin, ütlen, et palun lase mind koju tagasi, et ma ei taha rohkem. Ehk siis jah, ettevõtmine nagu ettevõtja elu ikka. Et selles mõttes, et ups and downs, aga jällegi sammu võrra lähemal õigele strateegiale, et kui sa teed midagi valesti, siis järgmine kord saad õigesti teha. Ja päris palju, 4 aasta jooksul päris palju valesti teed asju. Et mulle tundub, et nüüd on see hetk jäs, kus järgmine aasta tegelikult on ka. Õnneks on see, et sulle meeldib failida. Jah, mulle meeldib jah. Ehk siis see, et valesti läks, ei tähenda, et halvasti läheb. Et selles mõttes, et see on väga hea, et läheb valesti, me saame teada, mida siis õigesti teha. Et selles mõttes mul selle vastu nagu ei ole midagi, lihtsalt inimesed ikka nagu kannatavad veidi selle all. Vähemalt see on minu tunne, mis päriselt on, ega ma ei tea. Aga selles mõttes, et ettevõte läheb õiges suunas, siis teine see contenti tegemine on asi, mida ma tahaks järgmine kuu hakata tegema rohkem. Ja siis ma sain aru, et sul on ikkagi plaanis varsti juba raamat, et sul on juba päris palju kirjutatud. Raamatu, jah, ühesõnaga selle sama hommiku särkamisega oli see üks asi, oli see raamatu kirjutamine. Ja raamatu kirjutamine on siis nii kaugel, et seal ma olen niivõrd paljude erinevad ideedega nagu alustanud seda kõike. Aga nüüd ma ikkagi lõpuks vist leidsin nagu selle kõige õigem viis on siis lihtsalt ma praegu lihtsalt põhimõtteliselt panen kirja kõik, mis mu elus järjest on juhtunud on. Praegu ma olen jõudnud otsapidi olen vist lahingukoolis praegu. Ehk siis see on 2011.
kohe varsti teeb kurja enesetapu. see on see umbes koht. Et selline, see on see teema ja siis ma võtsin selle, kes on siis, ma ei tea, mitte kirjastaja, aga Eetos. Kasi? Eetos, nad teevad neid nagu eluloo kirjeldusi. Ei. Sa ütlesid selle. See, kes editib lihtsalt või nagu vaatab üle lihtsalt mingeid asju. Ehk siis, et oleks võib-olla lihtsam, loogilisem, saaks mingid juhised, et siiamaani on ikka üksid käkerdanud selle kõigega. See on väga hea, et sa karjud eiti. Ja siis see challenge, mis mul on, see kestab senikaua edasi, kuni senikaua kestab see edasi, kuni see draft saab saadetud Jakole ära. Et siis ma ei kujuta ette, milline see on seal 16 minutit iti karjub. Kuule. Aga jah, ühesõnaga selline see elu on. aga selline meie elu ongi. Sellest me isegi ei läinud sinna taha ruumi, sest meil ei ole seda hetke. Et meil ongi enam nagu selle jaoks, et ära teha see osa täna, siin see kuu, siis see ongi päris elu. No jah, ta on suht siuke häälekas. Tema räägib ka meiega podcastis. Ja sinul on ka midagi öelda. Kuidas sinul läinud on? Niimoodi või? Ups and downs või? Kuidas sul on läinud? Aga selles mõttes mina ei tea. Kõik on nagu plaanipärane on elu mul alati. Kui ma nagu niimoodi räägin. Aga mis oli äge oli see mingi meeste õht oli. Kus ma ka pidin rääkima oma lugu. Me tõstame su maha. Laua tagant tõstame su maha. Ja siis ta läpetab selle telefoniga. Ja siis on nii. Mis sa arvati sellest? Kas sa mustikaid tahad? Jah, sest et kui teil suu on täis äkki, siis ta sööb, siis tal on väikede karjad. Pakud talle mustikaid. Emme annab sulle leiba ka. Vot, mina ei tea. Mis sa ise arvad, kuidas mul läheb? On sul mingid teemasid, mis sa arvad, et ma ei ole rääkinud? Või kuidas mul läheb siis? Sina arvad? No huvitav oli see, et väike hüpotees oli, et sul ei olegi ATH-d. Näiteks, mis oli nagu uus, et hoopis posttraumaatiline stressihäire, mis siis on tekkinud peale neid lahinguid või noh, kes iganes, mis ajal on ju, et sa lähed seda natukene vist nagu ärevusega tegelema. Jah, ühesõnaga see on huvitav, see on lihtsalt nagu ilmselt siuke, minu jaoks oli see siuke uus mingi. Pereterapeut arvas või et on võimalik, et mul ei ole mitte hoopis ATH, vaid on PTSD. Ma ei tea, mega kokkuvõttes vahet ei ole. Kumb ta on. Ja siuke ärevus on nagu ongi see, et see rahulikult ei oska olla. Sisuliselt. Siis mis on sul rohtudega? See, et sul ei sobi praegu hetki rohud, et sa pead jälle minema, et sul panevad kõhu valutama. No ja selles hetkes, kui ma need esimesed ATH rohud siis ära jätsin, siis ma anti mingid teised rohud, need nagu ei mõju. Või nagu need mõjuvad mingi hullult pikaajaliselt või mis iganes, aga need ei mõju. Nüüd ma lähen uuesti siis psühhiaatri juurde. Ma vaatan, mis saab. Ehk siis peaks saama mingid järgmised. See mõttes, et see kõhu teema tegelikult on nagu mõnest paremaks läinud. Ikkagi kokkuvõttes. Et ilmselt see toitumine on ka regulaarsem ja parem ja mis iganes sellest tuleneb ka, ma arvan. No me päris palju ikkagi väldime, et ongi, kus see on hästi huvitav, et me just su emaga rääkisime, kui me käisime spaas, siis me käisime väljas söömas, et meile jõhkralt meeldib Pompei. Ja siis, kui me sealt ära tulime, siis me mõlemad ägisesime suht ja siis kõht valutas ta ja kas me läksime veel spaasse ja siis me pärast su emaga rääkisime, me rääkisime sinuga ka, et tegelikult
et me käime söömas ikkagi nii, et me sööme nagu korralikult, proovime asju ja nii edasi ja arved on suht suured, et sa maksad tegelikult selle 2 tunni selle maitsenaudingu eest ja sa kannatad pärast võib-olla 2 päeva. Et see tegi nagu korraks tegi siukse meele tegi kurvaks, sest mulle tõesti seal maitsevad need toidud. Aga samas ma sain aru, et nagu see on nagu endale jalga tulistamine kogu aeg, et samas kodus siin sööme korralikult, väldime gluteeni, laktoosi, kõik asju, võtame niivõrd kuivõrd oma neid ravimeid on ju, et tegeleme selle soolestikuga ja siis lähme kuskile välja ja maksame jõhkralt raha veel selle eest ja siis põhimõtteliselt pärast on kõhuvalud ja ma ei tea, pikali maas ja et siis mõtlesin, et see on niisugune nagu ja see pani mõtlema seekord eriti, et miks ma seda endale teen nagu päriselt, et see on nagu oh my god, need toidud Pompei on nagu nii hea koht, mulle räigelt meeldib see söö, nagu räigelt, me oleme väga palju, muidugi me ei ole nüüd mingites käinud, on ju, aga selles nagu seal Rüütli, seal selles. Mis kõikidest, kus me käinud oleme? Jah, ühesõnaga kõikidest, ma olen väga palju siin väljas söömas käinud, on see parim koht, seal on parim teenindus ja kõik, et me väikese lapsega seal nagu tõesti tuldi igat, nagu see elamus on nii mõnus, et need teenindajad ja kõik, aga lihtsalt see enda enesetunde mõttes pärast ei ole seda nagu väärt. On, nagu näha. Me kindlasti on uuesti tahad öelda, et rahva näe. No ma ei tea, ma nagu seekord ma mõtlesin ma ei tea, juba ütleb see, et me oleme ma selles osas, et üks asi, mis on see, et ma jätsin seedensüümid maha, et võib-olla see päästaks tegelikult, et võtaks nii nagu arst ütles neid seedensüüme ja siis oleks nagu lihtsam, aga lihtsalt see enesetunne pärast oli nii kehva, et selles osas see ei olnud seda nagu väärt. Et see, aga kõhu tervis on jah läinud nagu paremaks praegu. Mul muidugi rasedus ka mõjutab jälle teistpidi, et ma näen, et ma just täna täitsin need küsimustikud ära hiial. Ja mina käisin veel, tegin ühe äripäeva mingi konverentsi, tegin kinnaudi ja selle jaoks ma pidin panema kokku. Rääkima distsipliinist ja vabadusest ja võidust ja midagi ennast ja siis ma sain aru, et tol hetkel ma pidin selle peale mõtlema, siis ma sain aru, et minu võit ongi iga päev saavutatud kella umbes 7:30. Siis kui te üles ärkate, siis ma tegin niisuguse pildi sellest samast lauast, kus Iti ja Saara ja sina olete siin istute ja siis laud on kaetud toiduga. Ehk siis see oli minu jaoks üks niisugune huvitav nagu avastused või nagu mõtteviis, mis on näidanud on see, et ma iga päev olen võitnud juba või saavutanud võidu kella 9. Et enne kui tööpäeva algab, siis mul tegelikult on juba võidetud, et kõik oluliselt ma seda on ära tehtud. Endasse olen panustanud, normaalseks saanud läbi selle, et ma liigutan ennast ja teen oma asjad ära, siis ma saan peast välja asjad ja siis ma saan teiega koos olla ja teiega asju teha. Ja siis nagu paremini nagu ongi raske välja mõelda midagi, kuidas üks päev saaks veel parem olla, kui kell 9 on tegelikult kõik asjad saavutatud juba, mis on olulised. Ehk siis selline nagu hea loogika või mõte, millest kellelgi võib-olla on ka kasu. Ja see meeldib mulle väga, see tunne, et hommikuti, kui Iti ärkab, siis ma helistan Remole voodist, siis ta tuleb, võtab praegu on vähemalt võtab Iti ja ma saan natuke edasi puhata veel, et see on ja siis tulen, siis söök on juba valmis ja Iti on juba põhimõtteliselt söönud ja siis saad rahulikult süüa ja et see on mega mõnus, et see nendel päevadel, kui sind ei ole, siis ma saan aru, kui mõnus, mugav see on nagu ja tore on, et see on tore. Ma nägin, see hommikurutiin on üks ime asi olnud siiamaani. No selles mõttes, et see on jah, ma mäletan, et ma olin üpris skeptiline selles osas just see vara ärkamine, sest et üldiselt paar päeva on see mind seganud, kui sul see kell 4 hakkab äratus, sest et sa ikka skipid ka vahepeal on ju. Aga üldiselt tegelikult nagu ma näen, et see on sulle ülihästi mõjunud, et mina ei suudaks ärgata niimoodi, aga sulle see sobib jah, et no sa ei suudaks, sa ei ole proovinud, kuna sa ei tea. No ma praegu tunnen, et see mõttes praegu see nii rase niikuinii. Jah, et selles mõttes ma ütlen, praeguses seisus, et ma tahaks ka nagu oma aega, aga võt siukest asja ma ei suudaks praegu. Et ma niigi unevõlas ja kui see ei oleks mõistlik ka, see oleks tervise mõttes nagu asjade mõistlik. Mul lihtsalt see tuleb välja, magamine tuleb hästi välja. Täna oli ka öösel, laps nutab, Remo noskab kõrva peal mingi hetk, et sa jääd hästi kergelt magama. Kas sa soovid veel midagi?
kas tead saia mis veel? me selle podcastiga teeme? Mis mõttes? Et jätkame samamoodi 1 korra kuus või? Või mis sinu, on sul mingid muid ambitsioone? Oled sa mõelnud selle peale? Meil tegelikult on võimalik nagu teha üksikkus moodi. No mis on? Tõstan su maha või? See tuleb ära ka pesta. Ma olen pesen teda puhtaks. Nii räägi, aga sa saad... Ma ei tea. Tõstan selle ära. No tegelikult on, et kui ma praegu ka mõtlen kuula tagasi, siis tegelikult on päris palju asju. Et endale vaata tekiks siuke nagu mingi ajajoon. Aga... Ma ei tea. Ma nagu täna just ütlesingi ma ütlesin Remale, et mul on nii nagu huvitav koht, et ma olin vaimse tervisega ikka sellises kohas, kus ma ei mäleta, kas ma eelmine kord rääkisin seda, see tuli vist pärast seda, kus ma tundsin, et ma ei taha elada. Et ma olin täiesti nutsin siin ja ütlesin Remale, et ma olen nagu päriselt seal, et ma tunnen, et ma nagu ei jaksa, et mul on nii halb olla ja ma ei jaksa püstigi tõusta hommikul ja nagu ma ei jaksa lapsega tegeleda ja kõik oli nagu, oligi siuke tunne, et nagu see on ainus variant on nagu, ma ei tea, ära surra lihtsalt. Ja siis tänaseks ma tunnen, et mul on siuke nagu... Mis jopa tahab? Kas sa tahad seda pudelit? Kas tahad pudelit? Et on nagu siuke tühjus, et mul on nagu... Ma glütan või? Nüüd on, seal on kapis on veel. Et on siuke nagu tühjus, et ma ei saa öelda, et mul on nagu mingi jõhkralt ambitsioon, aga üks asi tegelikult tead, mis mind maha rahustas, ma saan praegu aru, oli see, kui me psühholoogi juures käisime. Siis psühholoog ütles mulle, et aga oota, ma olen ise terapeudiks õppinud, ja siis ta ütles, et siis panedki endale eesmärgiks, et kui järgmine laps saab aastaseks, siis võtad kas või 1 kliendi, vaata. Nagu. Ja siis ma mõtlesin, et ma enda peas mõtlesingi, et okei, kui ta sünnib kuskil suvel, siis ülejärgmise aasta või ma mäleta, mis septembriks, et ma pean midagi tegema. Ja tegelikult see andis mulle hästi palju seda õhku juurde, nagu, et ma oma peas mõtlesin, et okei, see on see aeg, kus ma nagu mõtlen asjad ümber, et siis ma hakkan tegutsema oma selle nii-öelda missiooniga või asjaga, mida ma olen siis kogenud ja õppinud ja kõiki asju, on ju, et toetada teisi ka. Enne ma pean ise teraapias käima veel natuke aega ja neid asju integreerima, aga et mul ei ole praegu mingit sellist otsest mõtet või mingit ambitsiooni selle millegiga vist. Ma lihtsalt elangi päev korraga. No aga see, et sa ära suru ei taha, on päris hea juba muutus. Jah, selles mõttes, et ikka saan aru, et tegelikult on ikka suht hea elu. Et ma olen nii palju vaeva näinud ja me koos... Vahel on isegi hea võrrelda ennast teistega või nagu üldse mingid teiste inimestega. See annab ka ikkagi annab perspektiivi, et kui sa just sinna kinni jääd ja jäädki võrdlema ennast, siis see muutub ebaterveks, aga... Ja see ei ole kuidagi nii nõme seda öelda, et see ei ole kuidagi tema suhtes halvasti, see on lihtsalt nagu... ta ütles ka mulle, et Eneli, sa kujutate, kui paljud inimesed elavad niimoodi ja siis see oli mul nagu ok. Aga ta ise on hästi eluterve või siuke positiivne ja ta teab, et see on ajutine nagu ja ta pingutab selle nimel ja nii edasi, et selles mõttes, et selle koha pealt on nagu äge, aga lihtsalt see, et aru saada, kui vedanud mul on ja tegelikult kui palju tööd ma olen teinud ka oma vaimse tervisega, isegi kui ma nagu satun nendesse kohtadesse, siis ma olen vähemalt seal, et ma olen piisavalt vapper, et alati abi küsida ja tegelikult nagu olla aus enda ja teiste osas ja saada aru üldse, mis minuga toimub. Et praegu on jah, siuke hetkel on selline, ma olen aksepteerinud vist, aga see on praegu sekundi, et ma ei tea, et see võib muutuda. Lihtsalt praegu on isegi siuke suht rahulik olla.
kuidas sinul on, mis sina mõtled? Mis sa mõtled? Selle podcasti osas küsisid. Ei, mul oli podcastis mingid mõtted, et sellest ma arvan, et jätkame. Aga me võime proovida lihtsalt niimoodi lampi teha neid osasid ka, et me ei pea nagu eraldi mingi tegema. Paneme selle jala üles ja istume üksiku kohta. Et see formaat on, ega me junnime ju enda jaoks seda. Opa, vaata kui hästi, nüüd läks meil. Astusid siia peale ja juhtus väike ports ja vorts. Nüüd saad käega süüa seda. Ja siin on see. No paastan ära. Ja eks vaatame selles mõttes, et anna mulle see ka. Et eks vaatame, kuidas issand, vaatame, mis laud on. Norm. Et eks vaatame, kuidas läheb. Igal juhul homme läheb see osa ülesse ja siis on vähemalt see kuu jälle tehtud. No vaatamegi, kui ei ole praegu siukest seda, praegu me oleme ju mõlemad osad teinud niimoodi viimasel päeval enam vähem, kui peab tegema, et näha on, et nagu elu tuleb nii palju vahele, et ei jõua lihtsalt. No jõuaks, sest see ei ole prioriteet. Noh, täpselt, et siis võib-olla üks hetk tekib rohkem seda tunnet, et tahaks rohkem ühe osa me kuus teeme ikka alati. Jah. No seda me lubasime. Muud me ei ole praegu nagu lubanud. Jah. Palju. Jaa. Ma ka ei tea, jah. Mulle tundub, et ainult mina rääkisin terve aeg enam. Võib-olla. Kas sa tahad seda? Palju? Poole aega rääkisin, ma ei tea. Sa võib-olla rääksid rohkem, aga mis vahet seal on? Aitäh. Mis veel tahad rääkida? Või mis sa arvad, kas midagi on mul midagi veel, mis mul pähe ei tulnud, mida ma peaks rääkima? No selles osas sul on olnud päris ägedaid asju, see noorte teema, nagu see koolitus ja siis mingid, et mingi mõtteid on olnud ka, mis on tekkinud, et oma nagu mingi bränditoodete osas, mis on olnud äge. No sinu niisugused, kus sa oled tulnud, et nüüd sa tead nagu, mida sa võib-olla tahaks teha. Ja, et mul on üks digitaalne toode ka või nii-öelda jah, tundub olemas. Millesse, mida teha, mis võiks anda, mis võiks väga palju väärtust luua klientidele. Ja siis, mis teine asi oli, siis Taneliga läks noorte teema laivi, mis on eriti äge, sest et seal saab palju noori mõjutada, 8–12 aastasi lapsi siis ja nende peresid, nii et see on ka üliäge. Aga jah, selline, ma arvan, et mingi väike shift tuleb siin fookuses mul ka. Et see on vaikselt sinna poole juba nagu nii liikunud ka ja ma olengi üritanud, et ma saaksin rohkem aega olla kodus arvuti taga kui väljas. Rääkides või? Jah. Ringi reisides? Jaa. Et seepärast ma tahaks rohkem toota, aga selle jaoks on ma raamatavamist teha kõigepealt. No järgmine suvi sa lubasid nagu nimega kodus olla. Challenge lõpp enne, nüüd asid on. Ehk siis jah, suvel ma lubasin kodus olla siis, kui järgmine laps sünnib. Sest et praegu tähtaeg on juuni keskel. Nii et siis ma olen 2 kuud kodus. Ma ei tea, mis see tähendab täpselt midagi. Me ei tea üldse, mis see kõik tähendab, mis toimuma hakkab, nii et 100 asja võib muutuda vahepeal. Nii et ei tea täpselt. Aga järgmine aasta tuleb väga aasta. Aga see aasta ei ole veel läbi. Natuke on veel, jah. Mis sa teed seal? Mis ta teeb seal? Mis me teeme nüüd täna? Puhkame. Itil on klaver. Puhkame. Teab klaverit mängida. Või mängida Frozenit. Remo mängib ta kogu aeg klaverit, siis kui me käime laulutunnis,
siis ta tahab kogu aeg õpetajale sülle istuda ja temaga klaveri taga olla ja siis ta üritab ka mängida. Ma oskan veel ühte lugu. Need on mu anded avalikud. Teate, et ma oskan klaverit mängida. Vaat, ma ei tea, aitab küll või? Selline osa täna päris kaosest. Ja ma ei tea, mismoodi see kõik kõlab, aga selline see elu on meil. Segane. Jep. Aga okei. Tšau.